Kas sa oled märganud, et tänapäeval on pea alati midagi mängimas? Podcast, muusika, YouTube, telefon, uudised. Isegi siis, kui jalutad looduses, paned midagi kõrva. Kui sööd, scrollid midagi taustaks. Ja kui oled üksi, teedad tühjuse heliga. Me ei jäta endale enam hetki, kus oleks lihtsalt vaikus. Hetki, kus meie mõte saaks rännata. Hetki, kus tekiks mõni uus idee. Aju on nagu lihas. Kui ta on kogu aeg hõivatud, ei teki hetkegi, et näha suuremat pilti. Et küsida, kas ma liigun üldse õiges suunas. Kas see, mida ma teen iga päev, viib mind sinna, kuhu ma päriselt tahan jõuda. Kas minu ümber on õiged inimesed? Kas see töö, mida ma teen, päriselt toidab mind või lihtsalt hoiab mind hõivatud? Inimesed räägivad tänapäeval väga palju produktiivsusest. Tegelikult ei ole meie probleem selles, et me ei tee piisavalt. Vastupidi, meie probleem on selles, et me ei peatu, et me ei mõtle enam. Iga hetk, mil võiks tekkida mõte, asendub uue stimulatsiooniga. Uus postitus, uus heli, uus tähelepanuimpulss. Aju saab pidevalt väikseid dopamiinisüste ja kui neid enam ei tule, hakkab sees tekkima rahutus, tühjus, mida me enam ei talu. Nii täidamegi iga vaba hetke millegi uuega, et mitte tunda seda tühjust, kus tegelikult sünnib mõtlemine. Kuna me ei suuda enam vaikuses olla, siis me ei kuule enam oma sisemist häält. Me kuuleme ainult seda, mida teised räägivad. Me teame, mida teised arvavad, aga mitte seda, mida me ise tegelikult mõtleme. Kas pole irooniline? Me elame ajastul, kus meil on lõputult informatsiooni, aga üha vähem selgust. Meil on juurdepääs kõigele, aga kontakt iseendaga on kadumas. Võib olla sellepärast me olemegi nii kergesti juhitavad. Kui sa ei peatu, et mõelda, siis mõtleb keegi teine sinu eest. Kui sa ei vali, millele tähelepanu annad, siis keegi teine valib selle sinu eest. Kui sa ei loo oma mõtteid, siis hakkad elama kellegi teise mõtte järgi. Mõtlemine ei ole ainult loogiline protsess. See on teaduse paus. Vaikus, millest tekib selgus. Sellepärast ongi tõeline mõtlemine tihti ebamugav, sest sa ei tea, mis võib sealt välja tulla. Võib-olla taipad, et oled elanud kellegi teise unistust, et oled valinud mugavuse, mitte aususe. Või et see, et mida oled pidanud oluliseks, ei ole tegelikult seda üldse. Võib-olla seetõttu ongi vaikus üks olulisemaid asju, mida me saame täna endale lubada. See on hetk, kus süsteemil pole meie üle võimu. Hetk, kus reklaam, algoritm ja müra ei ulatu meie mõteteni. Hetk, kus kohtume päriselt iseendaga. Järgmine kord, kui tunned, et pead midagi kuulama või vaatama, küsi endalt. Mida ma praegu väldin? Kas ma otsin infot või põgenen oma mõtete eest? Ja siis proovi, kas ei 5 minutiks. Olla lihtsalt vaikselt. Sest alles siis, kui maailm vaikib, hakkad sa kuulma, mida sa tegelikult mõtled. Vaikus pole tühjus. See on ruum, kus sünnivad sinu mõtted.